juba juunikuu, õie ehteis iga puu. Õues olla oleks hea, linnud laulmas üle pea. Suvi piilub pilve peal, aga tulla veel ei saa. Puhkusele varsti kõik, kõlab rõõmsalt lastehõik. Tere tulemast, armsad vanemad, vanavanemad, vennad, õed ja külalised. Alustame 3. klasside kevadkontserdiga. Oleme õppinud laule ja tansse, luuletusi ja pillilugusi ning soovime neid teiega jagada. Toredat kuulamist ja vaatamist. Alustame Kadri Hundi lauluga Kuningalaul, mis räägib ühest toredast kuningamaast. kuidas kitarr kõlab. Paul esitab Patrik Benhami loo Eleegia ja seejärel Illimar loo A-Rosa Vertmelha.
Emakeele nädalal lugesime vahvaid luuletusi tarkusest. Ühe kuldsu tiitli sai ka Gustav ja nüüd kuuletegi seda toredat esitust. Mina tahan tarka koera, targemat kui mina, kes mu mõtteid oskaks mõista, kellel niiske nina. Tahan peni, kes mind nähes rõõmsalt käppa annab, hommikuti kooli minnes minu kotti kannab. Mina tahan tarka koera, mitte suurt, vaid väikest, kelle käes on käkitegu püüda kuud ja päikest. Tahan kutsut, kes näeb välja umbes nagu mina, särav, ilus, teravmeelne, kellel niiske nina. Tüdrukutel võib vahel päris tuliseks vaidluseks minna. Kuidas aga kirja vahemärgid sõnelevad, seda kuulete Ralf Parve kirjutatud loos Suur sõnelus. Suur sõnelus, Ralf Parve. Kirjavahemärgid koos kord. Kirjavahemärgid vaidlusoos kord. Läbisegi kõnelesid, segi läbi sõnelesid, naaglesid ja arutasid, raaklesid ja marutasid. Kes on tähtsam, kes on pisem, kes on teistest olulisem? Koma ütles. Mõtte segi minuta, eks tarkaja, see on selge. Lollilegi koma kindlasti on vaja. Selle peale pilasid, põlastades pilasid, mõttekriips ja koolon. Koristage ära oma kopsukene preelikoma. Mõte selgem igal lool on seal, kus mõttekriips või koolon. Koolon lisas veel, koolon kisas veel. Koolo ikka, kes saaks salata, ei saa ju otsest kõnet alata. Semikoon kahvatas ja pahasena paha. Küll on ikka tähtsad mõned, kammunusi otse kõnet. Sisu täpsem igal lool on, sealhulgas siis semikoolon. Kõige tähtsam igal pool on semikoolon. Hüüumärk end sirgujas, hüüdis nii, et korter kajas. Teie ütleks naiemärk on tähtsam hüüumärk on, olgu nõrgemus venegi, appi hüüdub käskluspall. Mida keegi alles kähvatab. Hüüumärk kui mäksib ja alles ähvatab. Küsimärk ülistus kühmas, aga ärritudes ühmas. Ära tühja ärgita, teab lapski, küsimärgita ei saa ju miskit küsida. Ja lause lõpus püsida on hoopis olulisem mul, kui mingil tühjal sähvatab. Jutumärgid korras, kibrutasid laupa, jutumärgid kõnelesid paari kaupa. Kirjad ütlis teada, kõige tähtsam mees on see, kes samaaegselt taga kui ka ees on. See, kes ühteviisi ees kui ka taga au sees, seisab kõneluses, hüüd või küsilauses. Sidekriip seepeale piiksus. Küll on kõrkust mõnes puudes, ärge unustage muuseas, jõudumise sidekriipsus, ma mõttekriipsus. Hoopis nad tähendan, sest no poetan või liites tähendan. Sulud korraks koogutasid, ise teadvalt noogutasid. Küll on jamps ja küll on jama, kas peab pikalt seletama, seletama üht ja sama, et ainult meie seda julgeme. Kõik sõnad oma haarmetesse sulgeme, kõik sõnad sulgeme, kuid ärmis neidki sulgeda me julgeme. Oli seni olnud vappa, kuid nüüd ta lausus. Ma ei hakka ei ärama, ei kärama, ei kiidu kõnest särama, vaid ütlen lihtsalt ära ma. Punkt lõpetab kõik igal pool ja olgu lõpp ka sellel lool. Vene keele tundides õppisime tähestikku ja lugemist, aga õpetajad Theresa ja Valentina on õpetanud meid ka laulma. Poiste esituses kuulete laulu Pessenka Prastaja. Утром я встаю,
Tüdrukud on õppinud ilusti klaverit mängima. Katariina esitab loo Kevadpidu, Margaret loo Ballaad ja Maria Katariina Hundid.
loomulikult oskavad ka poisid vaielda, eriti kui vaieldakse sellele, kelle ema on parim. Loomulikult on igale lapsele parim just tema ema. Ühel päeval ütles õpetaja, et nüüd oleks küll tore, kui me räägiksime oma kallitest emadest. Hakkasime siis mõtlema ja arutlema ning varsti selgus, et terve klassiruum oli nagu reklaamibüroo, kus kõik jagasid mõtteid oma emadest. Olime täitsa poost, sest selgus, et igaüks arvas, et loomulikult on ikka see tema ema ikka kõige ilusam, kõige tublim, kõige toredam ja ei tea veel mida kõike. Minu ema on kõige osavam sellepärast, et ta oskab nii hästi autot juhtida, et kõik teised tuutavad talle. Minu ema on kõige osavam, sellepärast, et ta oskab maju nii hästi ehitada, et isegi ehitajad vilistavad talle. Minu ema on kogu maailma läbi reisinud ja ta räägib 1000 keelt. Ta oskab isegi lindude keelt. Minu ema on kõige targem, sest ta oskab kõikidele küsimustele vastata, teab kõike. Minu ema täidab kõik mu soovid. Ta teab täpselt, mida ma tahan. Kas tead, et minu ema on võlur, ta võib kõike võluda? No mida siis? Näiteks makarone ketšupiga või siis vorstikiga. See on nüüd küll igav. Minu ema on kosmonaut. Ta armastab mind kuuni ja tagasi. Ta on isegi nii kaugel juba jõudnud. Minu ema oli kunagi mereröövel. Ta ütleb kogu aeg, et mina olen tema kullatükk. Ülejäänud on ta kuhugi juba ära peitnud. Minu ema on kuninganna. Kõõdi kuninganna. Minu ema ütleb küll, et tal on 2 kätt, aga tegelikult on tal neid rohkem, sest ta jõuab nii palju. Aga minu emal on nii pikad jalad, et tal pole ostukeskusesse eskalaatorid vajagi. Minu emal on juuste all hiigel suured kõrvad. Isegi siis, kui ma hiiru vaikselt pahandust olen kuuletud. Minu ema peseb nii hästi hambaid, et tal on üks lausa kuldseks muutunud. Aga minu emal on konnasilmad. Minu ema ja minu ema. Minu ema on pingpongimeister ja Minu ema on võidusõiduvõitja ja Minu ema oskab lauamänge mängida ja nätsumulli puhuda ja Minu ema on elutoatantsija ja Minu ema võib kõik surnuks rääkida ja minu ema on taksojuhtaja. Minu ema on dušilaulja ja minu ema oskab padjaseda pidada ja jalgrattaga ratsutada ja minu ema on grillimeister ja minu ema oskab arvutitelefon telekat vaadata ja minu ema on tervendaja ja minu ema on riiuliehitaja ja minu ema on musimeister ja minu ema on maailma parim. Ta on minu superkangelane. Küll need tüdrukud ikka oskavad hästi tantsida. Vaatame, mida nad balletitunnis siis õppinud on.
poisid ja klaver sobivad väga hästi kokku. Nüüd esinevad Rasmus, Jakob, Juhan ja Konrad Erik. Rasmus esitab oma loomingulise pala. Jakob esitab Aleksandr Tantsmani pala Araabia. Juhani esituses kuuleme Karl Žerni pala Allegretto 1 ning Konrad Erik mängib Pjotr Tšaikovski pala Vana Prantsuse lauluke.
Thank you.